Indrek Tõstit, Gert Kanteri treener, füsioterapeut, pikaaegne abiline. Räägi palun, kus tekkis selline mõte, selline tuntud maailmakuulus legendaarne treener Eestisse tuua? Mõte on tegelikult pikka aega juba. Mõte on juba 2,5 aastat, aga ei saanud kuidagi ajagraafikut klappima. Mina olen palju Eestist ära, Dan on palju oma sportlastega kinni. Ma arvan, et nüüd peale olümpiat, see vist ongi Danil esimene aasta, kus tal on natuke rohkem vaba aega. Varem tal olid ikkagi kõik nädalad, kõik olid hästi hõivatud. Ja leida mingit aega, kus ta tuua, ütleme 8. Eestisse, peaaegu ei suutnud. Siin selle seminari raames on tulnud välja ka niisugune väike hästi hoitud saladus, et olete juba mõned head aastad Daniga koostööd teinud ja Danil on olnud mängida oma roll Gerdi viimase perioodi medalivõitudes, et kuidas see koostöö alguse sai? Dani roll oli kõige suurem oligi sel hetkel, kui Vestin läks ära. Et mina sattusin enda jaoks nagu rolli, kus ma ei tahtnud olla ega arvanud, et ma sinna satun. Ja kuna Dan oli kõigist treeneritest, keda minu jaoks on ta vaieldamatult nagu, minu jaoks on ta olnud mentor algusest peale, kui ma ta tunnen. Ja siis ma pöördusin tema poole küsimuse, kas tal on võimalik kuidagi Gerdi ja mind aidata treeningutes. Ja siis aasta 2000, peale siis 2012 olümpiat, 2013, siis me kasutasime tegelikult Dani teenuseid, et konsultatsioonina üsna palju ja tihedalt. Ja nüüd viimased aastad on ta natuke langenud. Ja rääkides siin 3 päeval toimuva koolituse osas, et mis on sinu jaoks selle koolituse nagu suurim väärtus? On näha, et siin on väga paljudelt spordialadelt treenereid, et mis uut teadmist Dan meile siia toob? No, kõige suurem väärtus, ma loodan, et saab olema see, et Eesti treenerid hakkavad natuke mõtlema teistmoodi. Et mitte, võib-olla siia ei tule uusi teadmisi. Tegelikult ju, kui ma ükskõik kellega ma räägin, siis ta räägib asju, mida kõik põhimõtteliselt teavad. Ta räägib seda teises võtmes. Ja ma loodan, et inimestel, kes on harjunud oma tööd 10, 15, 20 aastat tegema, et nendel tekib uus arusaam sellest, et kuidas nad oma teadmisi kasutavad. Et teadmised on olemas. Nad asuvad kuskil mingisuguses ruumis ja ajus laiali ja seda ei suudeta kompleksselt kokku panna. Et kui Dan räägibki oma komplekssusest, et oma treeningsüsteemide ülesehitusest, oma nii-öelda chartidest või tabelitest, kus tal on erinevad treeningblokid, erinevad puhkuseblokid, erinevad küsimustikud sellest, et kas sportlane on sellel päeval selleks valmis või selleks valmis, mis on põhjust, miks ei ole, siis Eesti treenerid ka kõik teavad seda, et me peaks neid uurima, aga see kõik on väga ebareeglipärane, ebakorrapärane, et seda peaks oluliselt süstematiseerima, et ma loodan, et see on see, mis on tegelikult nii-öelda key point, mida Eesti treenerid võiks endale võtta.